palgalõhe on number, mis näitab meile naiste ja meeste keskmist palgavahet. See tähendab, et arvutatakse välja, kui palju erineb keskmise mehe palk keskmise naise palgast. See palgavahe arvutatakse välja kas terves riigis, maakonnas, ettevõttes või ühel ametialal. Palgalõhe number ei näita otseselt diskrimineerimist ehk halvemini kohtlemist, kuid see võib sisaldada teatud diskrimineerimist. Lõhe annab meile märku, et naised saavad keskmiselt madalamat palka ja seepärast on naistel raskem meestega võrdset majanduslikku kindlustatust saavutada. Soolisel palgalõhel võib olla mitu põhjust. Üks põhjus on näiteks see, et naised ja mehed töötavad erinevatel ametikohtadel. Sageli on need töökohad, mis on naiste hulgas populaarsed, üldiselt madalama palgatasemega. Seetõttu uurivad teadlased palgalõhega seotud põhjuseid ka sellest vaatevinklist, küsides, miks on see nii kujunenud. Miks siis eelistavad naised ja mehed erinevaid töid? Põhjus võib peituda eelarvamustes ja hoiakutes. Teadlased uurivad palgalõhe põhjustena ka haridusvalikuid. Eesti ülikoolides õpib naisi rohkem kui mehi. Palgaandmetest on näha, et mida kõrgem on inimese haridus, seda kõrgem on ka tema palk. Naistel on haridusest enam võita. Soost olenemata saavad kõrgharidusega inimesed keskmiselt kuni 40% rohkem palka kui keskharidusega töötajad. Olgugi, et Eestis õpib ülikoolides naisi rohkem kui mehi ning kõrgharidusega naisi on ühiskonnas tervikuna samuti rohkem kui kõrgharidusega mehi, ilmneb sooline palgalõhe ka kõrgemapalgaliste töötajate grupi sees. Teadlased arvavad, et mehed on nõudlikumad ja oskavad endale paremaid palgatingimusi kaubelda. Nad on julgemad. Eestis peetakse palgaläbirääkimisi tavaliselt üksikisiku tasandil, mitte kollektiivselt, nagu on tavaks paljudes ametiühingu täiendava kaitsega kaetud riikides. Palgalõhe võib tekkida ka perioodil, mil naine jääb lühiajaliselt perekondlike kohustuste tõttu koju ja keskendub ajutiselt perele. Eestis kehtib reegel, et kui naine naaseb tööle, siis peab tema palga tõstma sama tööd tegeva kolleegiga samale tasemele. Samuti võivad lastega vajadusel kodus olla nii isad kui ka emad, mitte ainult emad. See on kasulik kogu perele, sest nii harjub laps olema ka isa seltsis ning naine saab kiiremini tööle naasta. Tähtis on, et meestel ja naistel, isadel ja emadel oleksid oma tööd tehes võrdsed võimalused ning et neid koheldaks võrdseina.